Tervist! Kell on saanud 6, kätte on jõudnud taas neljapäev ja vana hea traditsiooni kohaselt, mis on kestnud juba oktoobrist saati, kohtume me sinuga siin Inspiratsiooniraamatukogu Facebooki seinal, et rääkida igasugustest erinevatest toredatest teemadest. Nende mõnede möödunud kuude jooksul me oleme rääkinud 2 Inspiratsiooniraamatukogu välja antud raamatust, väga palju rääkinud tervise teemal, viimasel ajal väga palju puudutanud stressi teemat, nii et kui mingisugune neist teemadest sind huvitab ja sa täna oled siin meiega esimest korda, siis mine vaata meie Facebooki seinal, kõik videod on endiselt üleval järelvaadatavad, samamoodi on meil YouTube'is ka oma kanal Inspiratsiooniraamatukogu. Ja loomulikult on kõik meie videod näha kogu aeg ka meie kodulehel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee. Mina olen Kris endiselt ja mul on väga hea meel sind täna siin võõrustada ja sulle huvitavat külalist täna taas presenteerida. Midagi ei ole teha. Pikalt siin stressist rääkinuna on tekkinud mõttesse ka selline teema nagu alkohol. Öeldakse küll, et vein on tarkade inimeste jook ja et kui vein paneb inimese taaruma, pilkama või lärmama, siis ei ole tegu targa inimesega. Veini kohta on öeldud ka, et ta on jumalate jook ja isegi nii palju jumalate jook, et nagu rohi, leib ja õli, nii on ka vein ja muud alkohoolsed joogid jumalannid. No ja ei ole paremat inimest veinist ja alkoholist rääkima, kui on sommelier. Ja seetõttu ongi minu külaliseks täna sommelier Indrek Poolak. Tere, Indrek! Tervist! Räägi oma tegemistest. Sinu jaoks on sommeliendus on hoopis hobi. Millega sa veel tegeled ja kuidas üldse sommelier ametini jõudsid? Mis sind seal paelus? No mina eluaeg olen turundanud igast asju. Lõppkokkuvõttes tulebki välja, et sa läbi nende protsesside tegelikult turundad ise ennast ka. Ja olles rahvusvaheliste brändide juures ja vähem rahvusvaheliste juures, siis mingi tuli lihtsalt selline teadmine ja tundmine, et jube kihvt nagu lõhnamaailm ja jube kihvt nagu traditsioonide ja ajaloomaailm. Ja kuidagi see paelus nii meeletult, et tänaseks vist juba siis 11-12 aastat tagasi otsustasin minna õppima. Eestis on hästi tore selline kool nagu Eesti Sommelierde erakool, kus sa siis 2,5 aastat saad õppida ja saad sealt täitsa nagu sommelier paberid omale. Sommelier siis, kuidas võtta, osad ütlevad, et mis see sommelier ikka on, et see on selline paberitega diplomeeritud joodik on ja. Tegelikult see päris ikka nii hull ei ole, et vanas Prantsusmaas sommelier oli siis see mees, kes põllutöölistele veini, juustu ja leiba viis põllu peale. Ehk siis tegelikult kuidas kombineerida kokku toit, vein, laiemalt kogu alkohol, ma ei tea, millist kohvi juua, millist vett juua, millist kanget digestiivi juua, millist õlut, et Eesti kool nagu selles mõttes on hästi lahe, et kui mina oma elus olen 2 aastat õppinud ka Austria Veini Akadeemias, et see lihtsalt tundus nii huvitav, et seda kõike tahtsin saada, siis seal oli puhtalt vein. Meie oleme natuke teises elukultuuris siin on ju kultuuriruumis, et meil ikkagi, kui sa Eestis teed sellist kuidas me ütleme, joogi teadmiste andmise kooli, siis ikkagi tuleb õllest ka rääkida ja tuleb kangest alkoholist ja kindlasti viinast rääkida. Et see Eesti kool on pigem nagu selline suurema, laiema ampluaaga, aga Austria oli nagu puhtalt vein. Kas seal on kuidagi see süviti minemise erinevus ka, et kas Austrias siis mindi sellesse veini teemasse rohkem süviti tänu sellele, et muid alkohole ei olnud kõrval või ei jää Eesti kool selles suhtes alla? No ma arvan, et see kõige suurem asi, millest nagu Eesti kool alla jääb, on see, et kui kell 4 oled seal väikses linnas Rust ja sinu koolipäev hakkab lõppema, siis öeldakse, et asjad pange nüüd siin kokku, jätke kõik laudade peale ja lähme, et buss on kohe ees. Ja buss on ees, viib su tunni aja jooksul viib siis põhimõtteliselt Austria tippveinitootja juurde, kes laseb panna sul näpud oma mulda, katsuda põõsaid, katsuda marju ja räägib kõik nagu detailini lahti, kuidas tegelikult asi käib.
Ehk siis ma arvan, et see ongi see kõige suurem erinevus, nagu, et kas on veinimaa, kus päriselt tehakse või on siis nagu räägitakse. Aga meil tehakse ka ju veini. Oh jah. Ma saan aru, et järgmine teema, jah? See on tore, et meil tehakse. See on tore, et meil tehakse. Osad inimesed teevad ka päris huvitavaid ja häid asju. Aga eks see mure on nagu selles, et meie Eesti kõikide nendele asjadele tuleb üks hirmus sõna juurde. Selle sõna nimi on käsitöö. Ja nii kui on käsitöö, siis teatavasti hinnad lähevad nii ülesse, et kui sa vaatad seda käsitööd ja kratsid kukalt ja mõtled, et ma saaksin sama raha eest aastasadu tehtud traditsioonilise šampanjapudeli või mingi võiline vahuveini, et siis tegelikult natuke ma olen nagu pead kukalt kratsima, et kuidas nagu nii läks. Aga samas mujalt maailmast tuleb ka ju väga palju käsitööveine, siis... Eks ta kõik nagu on selles mõttes ju käsitöö. Mina olen ka vaatanud seda, et Euroopas ringi käia, et mida väiksema ja kihvtima tootja sa leiad, seda rohkem nagu sükest sisu või iseloomu või kere sellel asjal on nagu tootel. Aga päeva lõpus ongi nagu see, et hinna ja kvaliteedi loogika, et ma saan aru, et mingi hetk sa kindlasti tahad ära proovida ka Eesti veine ja õllesid ja napsi, et see on lihtsalt põnev. Aga reaalsus on, ma ei tea, isegi mul on piinlik öelda, minu kui sommeli jaoks mul nagu lõpuks tekib nagu see error seal, et ma ei tea, toome sellise näite, et täna on hullult popp on ju džinni juua. Mitte ainult Eestis, vaid igal pool maailmas ka. Ja kui kodanikud on kuskil Inglismaal, ma ei tea, sadu aastaid teinud traditsiooniliselt super head džinni, siis järsku nagu see on nagu siuke igav ja mõttetu, et meil siin Eestis on nagu kõige vingemad džinnid üldse. Et ja kui sa vaatad jälle nagu hinnastust, siis kuidagi meie asjad on kõik oluliselt kallimad kui need pika ajalooga traditsioonilised asjad, et siis nagu tekib nagu see, et kuskil nagu midagi nagu on valesti. Aga samas on see, et kes meil siin kunagi ütles, et kui me oleme nõus seda 5 eurost cappuccinot ostma, et siis ise oleme süüdi. See on tegelikult see, mida mul Austrias õpetati kõige rohkem, et tuleb leida see balanss nagu selle hinna ja kvaliteedi suhtes, et find the best value for money. Et see oli nagu põhiasi. Et saada aru, et ma ei tea, veini puhul, et kui kaua ta sul kesta võib ja kui kaua ta sul säilitada võib ja et see on selline asi, et ja kõik sellised huvitavad asjad, et ära tasub proovida nad kõik, eriti tore on siis, kui sa ise nagu maksma ei pea, et siis on meil kõige toredam neid proovida. Aga kas Eesti sommeliede koolis siis selliseid field trippe ei tehta kuskile Põltsamaa Kuldse radadele ja ma ei tea, kuhu veel? Ikka tehakse, jaa. Et mitte ainult Põltsamaa radadele, vaid Eesti sommeliede assotsiatsioon on nagu nii tubli, et ilusatel aegadel, kui meil siin piirangut ja seda hullust ei olnud, seda haigust, et siis tegelikult aastas ikkagi 2 korda sommelie organisatsioon assotsiatsioonis korraldas ka reise Eestist välja. Ehk siis olidki veinireisid, kuhu sai minna. Et Eesti puhul ikkagi. Ma arvan, et ma vist isegi olen sommeliede mingi grupiga käinud kunagi Põltsamaal, kus me siis segasime Põltsamaa Tõmmu 2010 aastakäigule mingid tooted sinna sisse, et oli ka mingi siuke väike ekskursioon. Ühesõnaga see asjade nagu päris tegemine ja see veinimaailma, nagu mismoodi need asjad sealt põllu pealt või kust iganes pudelisse jõuavad, see on üks õppe selline väga oluline osa. Kas raamatu järgi ka on üldse võimalik veine tundma õppida? Kus see raamat sind aitab? Raamat aitab loomulikult seda, et sa saad nagu mingisugusest ajaloost omale pildi ette. Teine, ma arvan, mis raamatu järgi on see, et ega need ajaloolised, traditsioonilised mingid veinipiirkonnad ei ole väga nagu muutunud. Küll muutuvad erinevad mingid kvalifikatsioonid ja sellised kvaliteedigruppide määratlused, et viimane ongi nüüd Saksamaa on jälle oma kvaliteedisüsteemi muutmas. Aga reaalselt seda, et jällegi, et kui ma õppisin Eesti sommelier koolis, et siis sa saad mingi sellise
arusaama küll, sa vaatad sealt raamatust seda lehte ja kuidas ikkagi lõigatakse seda viinapuud ja kuidas korjatakse ja vaatad selle pressimismasina pilti, et see on kõik tore, aga sa oled seal koha peal ja näed seda nagu ise ja saad katsuda ja räägitakse, miks see seda teeb ja mis kell ja ma ei tea, kõik siuksed nagu detailid, et see on muidugi hoopis teine. Ja mitte küll nagu, see võib kõlada nüüd nagu mingi hirmsa alkoholi propageerimisena, aga et veinist aru saada või hakata veini mõistma nii, et ma ei tea, jõuda sinnamaani, et sa paned silma kinni, sulle antakse klaas ette ja sa ütled ära, kas on valge, punane, mis viinamari, mis riik võiks olla, mis piirkond, mis aastakäik, nii edasi, nii edasi. Kogemust on vaja ikka. Nagu tegelikult ka, aga see ongi nagu selles mõttes, see ei ole, nagu ma alguses ütlesin ka, et see on siuke, et nagu alkoholi joomine, et see ei ole nagu joomine, vaid ega degustatsioon on ju selles mõttes, et sa nuusutad, maitsed, vaatad välimust ja reaalselt sa ikkagi, sa sülitad välja selle. Selles mõttes, et kui sa hakkad nagu veini degusteerima nii, et sa kõik need lonksud ära jood, et siis lühike pidu tuleb, et sellest ei tule presentatsiooni ega midagi seal. Ma mäletan, meil olid hotellikoolis oli ka joogiõpetuse tund, proua Anne Roosipõld andis ja siis, kui olid degusteerimised, me küll ei raatsinud midagi ära sülitada. Jah, mul sellega muidugi... Kangemad alkoholid, need me sülitasime välja, mina vähemalt. Selle kooli, Austria kooli, ma mäletan, üks eredamaid hetki oli selliseid, kus me istusime siis klassiruumis ja siis meil oli viskide päev. Mitte nagu tund ega paar tundi, vaid oligi viskide päev, kus siis hommikust algasid Ameerika, Kanada, siis jõuti Iirimaale ja siis kuskil 3 paiku oligi kohale tulnud üks šotlane, kes rääkis, siis näitas videot oma destillerist, näitas, kuidas kõik käib. Suur telekas pandi käima seal, siis kuidagi ühendati see värk ära ja siis samal ajal andis meile oma 5 või 6 erinevat siis viskit proovida. Siis ma mäletan, mu pinginaaber, kes oli Tšehhist, ütles, et see on maailma kõige parem kool. Istud klassiruumis, vaatad telekat ja jood viskit. See ei ole midagi paremat, aga nali naljaks, et vastates su küsimusele, et reaalselt ikkagi, kui sa saad ise, ma ei tea, käe mulda panna ja kas või ise näha, kuidas, mis, et see on hoopis teine asi. Kuidas selle sommeliega siis on? Kas ta siis propageerib joomist? Või mis vahe seal on see veini maitsmise kultuur, veinikultuur ja millisest hetkest ta läheb nagu ebatervislikuks? Jah, võt see ongi nagu see, et ühtepidi, et kas see läheb nagu ka tervise alla, kas see on, kuidagi on nagu naljakas see, et alkoholist üldiselt, kui me nagu veinist ei räägi, siis sellest on üritatud teha mingi jube suur tont alati. Et see on kõikide asjade süü, see on absoluutselt see, mis teeb kõik pahaks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma ei tea, kui elad kuskil Austrias või elad kuskil Itaalias või Hispaanias, siis see on normaalne elu osa. See on see, et ma ei tea, Lõuna-Prantsusmaal sa oled turistina kohvikus, lõuna ajal sõidab ette kiirabiauto. Kiirabiautost tuleb välja arst ja juht, kes tulevad lõunat sööma, võtavad suure hunniku karpe, võtavad 2 peale pool liitrit roosat veini, söövad, joovad, lähevad tööle tagasi. See ongi nagu siuke veinikultuur, mida meil nagu ei ole. Ja mul juba hakkas ka silm tõmblema juba selle. Ehk siis see vaikselt meil nagu tuleb, aga ma nagu kogu aeg mõelnud, et seda tegelikult on küsitud mu käest hästi palju, et kas meil on nagu veinikultuuri või ei ole või alkoholikultuuri. Ja ma olen ikka alati mõelnud, et kust on nagu tulnud see, et meil hullult nagu sõditakse selle vastu, et nagu räägitakse, et meil on nagu hirmus probleem ja kõik see. Ja nii naljakas sellega, et ma lähen lapsepõlves, lähen nagu kuskile nõukaaega lähen tagasi. Et ma nagu oma suved veetsin hästi palju maal, kuskil kas vanaema või vanatädi juures. Ja siis mul on nagu lapsepõlvest jäänud siuke asi meelde, kuidas a la mingi tööpäeva lõpp on
siis põhimõtteliselt ega kuskile külatee peal rattaga niisama töllerdama ei saanud minna, sest kõik nagu kolhoosi traktoristid sõitsid nagu koju. Ja kui nad olid oma kolhoositöö lõpetanud, siis ikka kuskil nagu, kellel oli vaja, ma ei tea, midagi rohida ja kellel oli mingi kartulivagu ja läbi lasta, sest tegelikult maksti alati ju viinas. Ja siis oligi need maateed olid täis, jumala juua täis mingid traktoriste. Ja võib-olla see ongi nagu selline nõukaaja taak ikkagi, või üldse nagu see, et kui nagu kogu aeg pidi tegema rasket tööd ja siis, kui nagu sai nagu seda leevendust, siis ma ei tea, alkoholi näol, et siis tegelikult ei olnud nagu varianti see, et ma ei tea, ma võtan ühe pitsi või võtan ühe klaasi või joon ühe õlle, et siis oli ikkagi see, et maa must, pumm. Et siis äkki nagu homme ei saa enam. Ehk siis tegelikult ta ei olegi olnud meil nagu tõesti sellise nii-öelda ühe klaasi kultuur, vaid ta ongi võetud meil kui stressi leevendust siis. Nagu kõige hullemat varianti, mitte vist kõige hullemat, narkootikumid on veel hullemad, aga ikkagi üsna fataalne mõju oli ju nendel tihti peale. Ma natuke arvan, et seal nagu ajalooliselt mõjutab seda ka meie nagu idanaabri kultuur või. Et ma mingi hetk oma elust päris palju olin Peterburis ja tegin seal tööd ja siis ma suhtlesin ka väga paljude inimestega ja siis ikka alati räägitakse, et venelastel on suur hing ja nad on hästi külalislahked alati. Ja siis ma ühe kodanikuga jõudsin nagu filosofeerima, et nagu millest see siis on, et sa võid minna kas või vaesesse peresse, võid minna külla ja sulle kaetakse laud nagu, ma ei tea, nagu kuningas oleks tulnud, et kõik joogid, söögid, kõik tehakse nii. Ja siis nagu tema ütles, et aga see on nagu meie ajaloost, et nagu vene hing võtab kõike kui nagu viimast päeva, sest sa kunagi ei tea, et äkki homme tuleb tsaar, võtab kõik ära. Äkki kommunistid võtavad homme kõik ära. Äkki tuleb, ma ei tea, keegi veel võtab kõik ära. Et sul on täna see hetk, kus sul on külaline, kus sul on kõik jube hästi ja võt nüüd siis nagu, ma ei tea, naudime elu, sest homme me ei tea, mis saab. Ja võib-olla nagu see mõte on ka kuidagi kuklas nagu ka tuli nagu nõukaajal meile siia, et kui ikkagi päev oli läbi ja tegelikult ei tea, mis homme saab, et siis nagu tõmbame täna nagu rihma nii lõdvaks, kui saab. Huvitav, tegelikult võiks samasugune nii-öelda suhtumine olla ju ükskõik millistel riikidel, kes teise ja esimese maailmasõja läbi elasid, sest siis ei olnud ka homne päev ei olnud kuidagi mitte kellelegi garanteeritud. Aga võib-olla lihtsalt siis ei olnud saada kõiki asju. No võib-olla ka, jah. Et see kindlasti mängis ka rolli, et mida sul oli võtta, mida ei olnud võtta. Aga kuidas me üldse inimesena, homo sapiensina alkoholini jõudsime? Kust ta on meil piiblis sees? Ta on meil piiblis sees, absoluutselt, jah. Millal meil need kaks kätt otsustasid, et nad teevad midagi sellist, mis meid veidikene rohkem uimastab? No need kaks kätt ei otsustanud toona mitte midagi. Alkohol ikka ju, kõik on ju juhus. Tegelikult on ajalooliselt võttes, mis me saame öelda, me umbkaudu teame veini algust, me umbkaudu teame õlle algust ja me teame ka nagu kanget alkoholi, kust näiteks Euroopasse jõudis ja kuidas. Kas kange alkohol oli enne või? Kange alkohol tuli ikka hiljem ja tuli siis läbi Babyloonia, Mesopotaamia arstide. Jõudis kaubateedega, jõudis mingi hetk Hispaaniasse ja siis sealt hakati nagu Euroopas esimesena nagu põletama alkoholi. Aga vein on ikkagi kuskil 6000 aastat enne Kristust. Kõikide meeste meelehärmiks oli see loomulikult naiste rahvas. See on selline natuke müüt ka, aga umbes selline ilus lugu on selline, et naiste rahvas jättis kausimarjadega kuskile, ma ei tea, laua peale päikse kätte, läks ära, tuli mingi hetk tagasi joogijänu, mahlad seal kihisesid, kobrutasid, see vedelik natuke mullitas, aga oli vaja juua. Siis ta jõi, oli hästi kibe ja vastik ja paha, aga näed, tuju tõusis. Ehk viinamarjad, mis läksid lössi, sealt siis suhkur tuli välja
suhkrune vedelik looduses, igal pool on meil pärm hakkas seda suhkrut sööma. Kui pärm sööb suhkrut, resultaat on CO2 ja alkohol. Ja täpselt nii siis selline juhuse kaudu esimene süke vein nagu väidetavalt sündis. Ja piiblis on ju meil ka öeldud, et tegelikult kui see noalaev nüüd põrutas meil siis, kes oli Ararati mägi või kuhu ta meil põrutas. Et siis esimene asi, mis on noa istutas, oli nagu viinapuu. Aga reaalselt, et see on tegelikult, jällegi, et alkohol on ju väga paljusid ühiskondi ja tsivilisatsioone nagu arendanud edasi. Et kui me võtame seda sama kuulsat impeeriumit nagu Rooma impeerium. Rooma impeerium vallutas sinna, kus sai viinapuud kasvatada. Sest loogika oli hästi lihtne. Kui sul sõdur sõdib terve päev läbi, mida ta õhtul tahab? Ta tahab lõbustusi, olgu need siis kellele iganes, naine või mees, mis vahet seal on. Ta tahab näha, kuidas varandust ta kuskile koju sõidab, mis tegelikult kunagi ei jõudnud. Ja ta tahab juua midagi. Ta tahab ka ju lõõgastuda. Ja mida tahtis sama rügemendi või väeülem, tahtis seda, et jumala eest sõdurid haigeks ei jääks. Ehk siis mõistlik oli neile anda juua, mitte mingit suvalisest kaevust, kraavist, ma ei tea, jõest vett, mis võis olla roiskund, bakteriaalne, kõhuhaigused, mida iganes on. Ehk see sama veinikultuur ja ütleme ka kuskil põhja poole siin õllekultuur, see on hoidnud tegelikult väga palju ajaloos tervise hädasid ära. Ma arvan, et Hispaania, Prantsuse lossid, värgid, et seal paljud haigused olid olemata, kuna ei joodud roiskund vett. Ja mis see vein ikka siis on? Hea toidulisand. Ja oleneb kogusest. Ja kolmas veel see õlu ka, et õlu tuli Egiptusest tegelikult. Et seal vist on kuskil mingid ürikud suudavad isegi väita, et Egiptuses suisa 25% teravilja saagist läks kõik õlle tegemiseks. Huvitav, kuidas nad siis oma nii-öelda õllemaa staatuse nüüd niimoodi siis minetanud on, et õllemaana me küll Egiptust kuidagi ei tea või lihtsalt ei tea mina ja sina tead? Seal on hästi lihtne põhjus, et kunagi ju Egiptuses põllumajandus sõitses nagu meeletult. Aga kui sa seal soolase veega ikkagi oma pinnast aasta sadu ja sadu muudku kastad, siis see sool ladestub ja mingi hetk sul ei ole enam seda asja, mida seal nagu kasvatada. See on lihtsalt nagu tuhandete aastate vili, et kadus ära nagu põllumajandus nii suures mahus, kui kunagi oli. Ja täna me tõesti ei tea sealt mitte midagi. Aga muidugi see, kui veel niipidi ka mõelda, et ei see kunagi esialgne õlu ega vein, ega see ei ole kaugeltki see, mida me täna joome. Et ma ei tea, õlud ka, kui õlud tehti, siis jääd ju ei olnud. Täna, kas keegi kujutab ette, et me peame jooma sooja valget veini ja sooja õlut. See on ikka päris hirmus tegevus enne. Aga et seda nagu kõike seda kibedust ja mõrksust ja seda õudust seal ära nagu varjata kuidagi, siis mis pandi meeletult mett ja igast ürte. Ehk siis tehti see sama soe joovastav vedelik tehti nagu tarbitavamaks. Üle maitsestatud siis? Põhimõtteliselt küll, jah. Aga et ikkagi hakkas pähe ja oli tore ja nii ta läks, jah. Tervise seisukohast uuesti rääkides. Kumb sinu meelest on tervisele ohtlikum? Võtame näiteks veini tarbimise. Tegelikult see vist, ma usun, on vastus ühte samamoodi ükskõik millise alkoholi puhul. Kas see on kogus või see on kvaliteet? See on mõlemad ikka. Et kogus on selles mõttes ju nagu suhteline, et 50-kilone naisterahvas versus 120-kilone meesterahvas, seal ju kogused on ju teised, kui me nagu niipidi läheme. Aga kuidas on nagu viisakalt öelda, et kvaliteet on oli üks ilus laupäeva hommik. Sõitsime Tallinnast välja. Ja siis läksime kaubanduskeskusest hommikul läbi
ja siis mõtlesime, et õhtul niikuinii jõuame kuskil lõkkeplatsi ja grillime ja ossime ja siis, kui me valisime, ma mäletan täpselt, valisime seal, et kuidas erinevaid mingeid õllesid valida. Ja siis mul sõber tuleb, et Sommel ja vaata, mis ma leidsin. Siis ta leidis sealt kaubanduskeskusest veinipudelis oleva vedeliku, mille peal oli siis kirjas Eestis täiesti seaduslikult lubatud, kuidas siis kvalifikatsioon on selle asja nimi. Ja see on siis mõni midagi niisugust, et nagu aromatiseeritud veinilaadne puuviljajook. Ja, on. Ja ostame. Mina ütlesin, kuule, miks? Proovime ära, et jumala vinge on. Siis ma ikkagi lõpuni jäin endale kindlaks, et niisugust jama ei pea jooma. Et seal poes, seal on hästi keeruline aru saada, et kas sa olid nagu veini osakonnas või juba kodukeemi osakonda üle läinud. Ja siis me vaidlesime seal vahel ja siis nagu pärl sellesse päeva oli see, et tuli kõrvateks mööda üks müüja, kes seisatus ja ütles, et jaa, poisid, see on väga hea valik. Ja siia juurde sobib väga hästi see juustulaadne toode. Ja siis sa seisad seal ja mõtled, et mis meil viga on. Et ühelt poolt mingisugust seltskond karjub, et rahva tervis, ma ei tea, septembris ei joo ja novembris ei tee ja ma ei tea, mis asja välja mõeldakse. Ja samal ajal lähed suvalisse supermarketisse ja seal on veinid, mis pole elu sees isegi eemalt viinamarja näinud. Meil on igal pool, ma ei tea, energiajoogid müügil. Meil on igal pool müügil mingisugused kemikaalsed alkoholi kokteilid, mingisugused ime-džinni joogid, mingisugused, ma ei tea, kemikaalsed siidrid. See on nagu kõik okei. See on kõik okei. Aga siis tuleb jälle mingisuguse punase lipuga mees, ütleb rahva tervis. Vot, paneme aktsiisi ja meil on rahva tervis. Ja sealt tekib jälle see, et alkohol on nagu nii lihtne teha selleks kolliks. Jube hea, see on kõikide asjade kurja juure. Aga tegelikult tagatoas ei vaata keegi. See nagu, ma ei tea, supermarketisse täna, kui võtta seal järjest ka toiduaineid ja viia need kuskile laboritesse. Ma arvan, et Hiina küüslauk, see on mingisuguse Tšernobõli taoline toode seal. See maailm on nagu selles mõttes nagu hästi silmakirjalik. On, sellega ma olen täiesti nõus. Ja kvaliteet on väga tähtis, sest sa teed ju seda ise endale. Okei, me saame aru, kvaliteet on tähtis. Kirjutame alla, kuulajad ka kindlasti. Ja mis nüüd siis? Nüüd me seisame seal, kes Rimis, kes ma ei tea, Maximas, kus aeg-ajalt, kusjuures juhtub igasuguseid imevalikuid, kes Selveris, kes Stockmannis, kes Araratis, kes kus on ju, kes e-poes. Ja me tahame nüüd teha seda valikut ja siis mina ilma oma meheta ei julge mitte ühtegi pudelit veini juua, mille järgi, kus meil või ühtegi pudelit veini osta, et mille järgi, kust kohast me saaksime seda abi, et me saaksime aru, et see asi, mis me ostame, ei ole Monastõrska ja Spa teises pudelis, vaid on nagu päris õige vein, mis meid ei kahjusta. No siin ma arvan, et see esimene soovitus on see, et kui mees sul ka kõrval ei ole, täitsa üksi oled ja nagu süke ei jamps, et sa ei saa võtta õlu. Ei taha. See on süke üks lihtne pool naljaga soovitus on ju, aga eks ta ole keeruline. Ma tean, mul kunagi ühel koolitusel üks härrasmees ütles, et prantsuse veini on poes valida kõige lihtsam. Et sa lähed sinna pudeli juurde ja siis seal tavaliselt on nagu lossid peal on ju. Siis sa loed ära, millisel lossil on kõige rohkem aknaid, et sellel on kõige rohkem raha, sellel läheb kõige paremini, see on kõige parem vein. Aga ma ei tea, üks asi on tegelikult kohe väga lihtne on see, et jälle tuleb mõelda natukene oma peaga seda, kui sul ikkagi sinna pudeli peale on pandud mingi see etikett, et see sama aromatiseeritud puuviljavein. Ära sükust jama joo. Teine on nagu see, et mis siin vahepeal väga suurt, mingi menu oli, väga suured reklaamikampaaniad ja pettis siin mingite vahuveinide kustideski ära, et mingid Läti vahuveinid olid. Kus on Lätis viinapuuaiad, mis teevad nagu vahuveine? Et see ei ole reaalne.
ja lõpptulemusena ongi seal jälle kirjutatud peale, et mingi gaseeritud puuvilja mingi asi jälle. Siis ma ei tea, kui ikkagi mingisugune 6 klassi on kooliharidust läbi tehtud, siis võiks ju geograafiat nii palju tunda, et kus on Tšiili ja kus on Eesti. Ja kui sa tead, et veinipudeli pealt sa maksab maaletooja põhimõtteliselt 1 euro ja 10 senti aktsiisi. Sa tead, et meie riigis on käibemaks 20%. Sa tead seda, et maaletooja soovib natukene teenida pudeli pealt. Sa tead seda, et pood, kes seda müüb, ei müü ju ilma rahata seda, vaid tahab natuke teenida enne. Sa tead seda, et logistikal on omad kulud, ladustamisel on omad kulud, siis tegelikult lihtne matemaatika ütleb, 3,29 ei saa maksta kuskil Põltsamaa Coopis Tšiili vein. See ei ole loogiline. See lihtsalt ei ole loogiline. Et mis see siis nagu on, et kes siis Tšiilis, ma ei tea, maksti 3 senti selle pudeli eest. No see ei ole loogiline. Aga mis seal sees siis? Aga kuidagi on see sisu ju nii palju maksnud, huvitav, mis asi seal siis sees on? Ega ei tea vist keegi või? No ega ei tea, jah. Selles mõttes, et ega veine saab ju igat moodi teha ja petta. Et ega see, et me ausalt korjame marjad ja pressime ja kääritame ja teeme kõike, et see on nagu üks asi, aga saab ka ju teha niimoodi, et sa võtad mingi toreda pulbri, paned sinna pulbrisse alkoholi, vett, segad kokku, vaja lükad natukene gaasi sisse, saad vurtsujoogi, et igast trikke tehakse. Sama võib-olla nagu lihtsam näide nagu sellest on see, et punaste veinide puhul eriti hästi palju hinnatakse, kui siis nagu veinid on tammevaadis laagerdunud. Tammevaat teeb veini selliseks pehmemaks ja vaniljesemaks ja võtab sellist kargust ära, teeb sametiseks. Tammevaat maksab väga palju. Tammevaadis hoidmine ei ole nii, et panen 3 päevaks. Et on hästi mõistlik, et nagu pikalt hoitakse, et see vein läheb ilusamaks. Siis Hispaanias on kodanikke, kes võtavad oma suure tünni, kus vein laagerdub ja siis põhimõtteliselt poekotiga pannakse sinna tammepuu laastud sisse nagu teekoti ja solgutatakse, et äkki annab natukene juurde. Siis mingi aeg tagasi, seda mul räägiti Austrias, oli selline juhus, et üks kodanik kaevati siis Hispaanias Euroopa Liidu võttis kohtusse, kuna kodanik üritas ka väita, et tal on nagu tammega seotud on see vein ja kõik tore. Siis tuli välja, et ta oli need tamme laastud veel jahuks jahvatanud ja siis selle jahu nagu seganud veini sisse. Et reaalselt ikkagi, aga see on selles mõttes loogiline, et iga äri, kus on raha, ega seal on ka ju igasuguseid trikke ja jamasid tehakse. Täpselt samamoodi nagu, ma ei tea, kallite veinide puhul võltsitakse. See kõik on ikkagi nagu selles mõttes sellise elu osa. Aga sa ütled, et 3,29 ei saa üks normaalne vein maksta, millest alates siis võib üldse nagu hakata vaatama, et äkki see ja äkki too kõlbab? No ma ei tea, see on natuke selline meelevaldne mul vastus, aga ma olen tegelikult vaatanud, et selline 10 euro ligi vein võiks tegelikult ka supermarketis olla täna täitsa okei vein. No see automaatselt ju vähendab juba ka joodavat kogust, on ju, sellepärast, et see lõpmatuseni ei saa juua 10 eurost veini. Absoluutselt, täitsa nõus, jah. Aga no ma ütlen, meil õnneks on Eesti peale tekkinud ja mitte ainult Tallinnas, vaid ma tean ka Tartus ja teistes linnades on tekkinud sellised spetsiaalsed veinipood või nagu targema valikuga veinipood. Tahad sa mõne neist välja tuua, on täiesti okei? Jah, ma ei tea, mulle näiteks Tallinna mõttes mulle väga meeldib suurtest, mulle meeldib väga kaubamaja loogika, mulle meeldib väga Stockmanni loogika, samamoodi Tartu kaubamaja, siis väga palju on igal pool on selline pood nagu E-Drinks, kes teeb väga hästi. Aitäh tema maikule. Ja, siis kes meil veel on? Veinisõber, absoluutselt. Ja. Siis et on mingisugused kohad ikkagi sellised, kes ei luba endale nagu jama müümist? No just, jah, aga see on
seal nende väikste veinipoodide võib-olla, see on jällegi hästi-hästi loogiline nagu matemaatika on. Et kui ma toon veini maale, siis ma nagu tahaksin väljundina teha omale veinipoodi. Aga samas on nagu see, et kui ma olen teine nagu lõpptarbija, siis ma mõtlen, et okei, et see on maale tooja, toob nagu ma ei tea, mingid 20 erinevat mõisa, aga et kaua ma siis nagu ikka seda ühte sama sortimenti joon. Et teistpidi on nagu see, et me oleme Eestis nagu totaalses veiniparadiisis. Kui nagu see hullus ja keemia nagu ära jätta, mida siin nagu ka saab müüa, siis ma ei tea, võtame lihtsa näite. Me oleme sinuga kahekesi Toskaanas, lähme kuskile pasta restorani ja ütleme, et me tahaks praegu saada, ma ei tea, tooge üks Hispaania valge vein. Meil vaadatakse otsa, et lolliks olete läinud. Mis kuradi Hispaania, mis Hispaania valge vein? Te olete Itaalias. Siin on meil see punane, see valge, see. Kõik. See on meie piirkond, nii on. Meil see lähed täna veinipoodidesse, kes on vähegi spetsialiseerunud veini peale. Sul on siin, ma ei tea, Iisrael, Lõuna-Aafrika, Austraalia, Austria, Luksemburg, kõik on olemas. Ehk siis jõudes sinna päris algusesse, meie vestluse algusesse tagasi, et praktika. Sul on täna nagu selline ise õpet jube hea teha, sellepärast, et hästi palju erinevaid asju on müügil. Ja seesama, ma ei tea, see praktika tegemine ongi nagu see, et sõpradega koos on ikka kõige mõistlikum. Et mitte, et sa ei võta seda ühte pudelit ja nüüd sa proovid tast hullult aru saada. Vaid sa võtadki, ma ei tea, 10 sõpra kokku, kui tohib jälle. Ja siis sa proovid seda veini ja siis sa tegelikult, ma ei tea, miks mitte arutada selle juures või ma ei tea, mõelda, kellele maitseb, kellele ei maitseb. See on täitsa tavaline, et mõnele mingi vein maitseb väga ja teine ütleb, et või, et seda ei kannata üldse juua. Mis sinul endale maitseb? See on see küsimus, mida ma saan kõige rohkem. Mis on sinu lemmikvein? Mul ei ole oma lemmikvein. Mul on täpselt see, et mida ma söön. Mina vaatan puhtalt nagu selle järgi, et on olemas mingid seltskonnaveinid, kui tulevad sõbrad, aga on olemas täpselt see, et kui ma ei tea, ma teen kodus mingit tai kööki, siis on see vein. Kui ma teen mingit saksa kööki, on too vein. No see ja too ei aita meid poes mitte kuskile. Kui sa teed tai kööki, siis mida sa jood? Aga see ongi nagu see, et seda me täna nagu sellesse meie vestlusformaati kuidagi nagu kokku suruda ei saa. Et ma ütlen, mina olen seda 4,5 aastat oma elus õppinud ja ma arvan, et ma õpin iga päev järjest edasi. Et üks on selline täitsa loomulik lihtsalt eksperimenteerimine, aga teine on mingid sellised ikkagi põhitõed. Et põhitõde, ma ei tea, on see, et valge liha, valge vein, punane liha, punane vein. Kuigi ma olen saanud ka selliseid erinevaid kombinatsioone, kus sa mõtled, et see maailm löödi praegu kõik pihuks ja põrmuks. Ma ei tea, mereand vajab jälle mineraalsust. Rasvased toidud vajavad valgeid happelisi veine. Mahuveini võib juua iga kell igal poole. Kell on ikka kell 12, eks ju? Ja, täpselt. Ja seesama jällegi see saksa kultuur. Ma ei tea, kui ma võtan niimoodi, et mida nagu soovitada sulle, et kui sa lähed sinna poeleti juurde, et seal on nagu 2 versiooni, et kas sa vajad seda veini niisama, et sõpradega kuskil, ma ei tea, rannas juua või sa tõesti vajad mingi toidu juurde veini. Siis reaalselt, kui me teeme valdavalt kodus oma Eesti toitusid, siis meie ju ei ole mitte miski muud, kui meie köök oli puhas germaani köök. Ehk siis kõik need praekartulid ja vorstid ja sealihad ja kõik. See on rasvasus. Rasvasus, mida nemad seal joovad, Saksamaal joovad happelisi valgeid veine. Ehk siis igasugused Saksamaa valged riislingud, Weissburgunderid, Grauburgunderid sobivad suurepäraselt. Lihtsamad, ma ei tea, Põhja-Itaaliat. Tegelikult see vana maailm ja Euroopa on meil selline mineraalsemate ja kergemate valgete nagu tegi. Nii kui te lähete siit kuskile uude maailma, siis on päikest nii palju, siis need veinid lähevad tumisemaks, alkohoolsemaks, aromaatsemaks. Et pigem jah, et kui sa mõtled söögi peale ja teed sellist tavalist Eesti toitu, siis Euroopa valged, eriti nagu Saksa, Austria sobivad suurepäraselt. Ja jällegi, et kui sa seal poes oled, siis on nagu mis aastaaeg meil on. Kui meil
No, hetkel on mingi arusaamatu Eesti. Talvepoolne kevad. Et tegelikult see trend on olnud viimased, ma pakun välja mingi 10 aastat ikkagi see, et kvaliteetveinide tarbimine on tõusnud. Kui mingi hetk oli niimoodi, et talvel, kui läks külmaks, siis hakati punast veini jooma, suvel joodi vähem. Täpselt samamoodi suvel joodi valget veini rohkem, talvel joodi vähem niimoodi. Siis punane vein teeb ikka oma süükest paraveeni, et taas-tahtmata suvel jooksida vähem, talvel rohkem, aga valge vein on kogu aeg nagu tõusus. Valget veini on hästi palju hakatud jooma. Roosa vein tõuseb meil ja vahuveini joomine on üldse nii Euroopas kui maailmas nagu meeletult populaarne. Et seda juuakse ka väga palju. Aga mis sa rohelise veini kohta ütled? Mis asja? Rohelise veini, Vino Verde. Oi, see on, ma ei tea, mina kutsun seda muruniitmise veiniks. Et see on kerge, suvine, alkohoolis, lahja ja täiesti nagu selles mõttes. No ega me oleme ka ikkagi mereriik, et meil tuleb mereande küll nagu mingid molluskeid ja austrid ja siukseid mehi meil ei tule, aga ma arvan, et mingi Eesti valge kala juurde, ma ei tea, Viljandi järvest püütud koha või kas või kuskilt põhjakaldalt toodud räimad, et sinna Vino Verde sobib väga hästi. Kas Vino Verde võib olla ka selline terrassi peal sõbrannadega mulistamise vein või? Kui sa ütled, et absoluutselt. Kerge ja lahja. Ei ongi see, et kõik see, mis on nagu Euroopa, et nad on nagu selles mõttes lahjamad, nii kui te lähete kõik sinna uude maailma, ma ei tea, Austraalia 16-17 vollised punased veinid või Lõuna-Aafrika mingi 15,5-16. Ma ei tea, kujutad sa ennast ette, et sa oled seal sõbrannaga kuskil terrassi peal ja siis jood ära ühe sukse punase veini. See on keeruline pärast. No võtta. Jällegi, see kõik nagu põimub omavahel nii ilusti kokku, et ikkagi kvaliteet ja kogused. Et mõistlikult, ma ei tea, õhtusöögi juurde juua ära klaas veini, ma ei ütleks, et see nagu saatanast või tervisele nii meeletult kahjulik on. Aga mis ta tegelikult, ta ju toimetab seal oma, ta aitab ju seedimise, ta osaleb seedimisest, selle sama rasvase toidu seedimisest. Tal on ju tegelikult oma täiesti konkreetne ülesanne on sellel veinil ju toidu kõrvale. No absoluutselt. Ja nii on ta olnud eluaeg Itaalias, Hispaanias, Saksamaal, Austrias, Luksemburgis, Prantsusmaal. See on eluaeg nii on. See ongi nii. Lihtsalt meil on see, et tont tuleb tappa ja septembris tonti mitte puutuda ja nii edasi. Minu jaoks on see ikkagi see, et see on selline väga silmakirjalik ja madala laubaline lähenemine. Kuule, Indrek, aga kui juhtub, et oled tõesti degusteerinud sõbrannadega usinalt, mitte ühtegi lonksu ei ole meeles olnud välja sülitada, kõik on kenasti läinud kõrist alla ja hommikul on natukene, ütleme, ei tunne ennast kõige paremini. Sul on üks väga hea soovitus, mida siis hommikul, väga üllatav ja hea soovitus, mida hommikul siis enda turgutamiseks süüa-juua. No jah, ilmselge on see, et selliseid hommikuid ei tohiks ega tasuks endale lubada, aga kui ikkagi selline väga harv juhus tekib, siis seda kõike saab vältida juba õhtul. Et vedelik on see, mis alkohol viib meil organismist välja ja mina ei tea, oled sa jood oma reede õhtust 3. klaasi veini või jood saunas 3. pudelit õlut, siis joo vett ka vahepeale ja see on see kogu loogika seal. Sama suur kogus kui alkoholi või rohkem? Mina jooks rohkem kas või. Vesi ju tegelikult ei ole sulle mitte kuskilt otsast halb. Ma ei kujutad see, et sa reede õhtul oledki näiteks saunas. Sa ju higistad ka veel. Alkohol võib sul veel vedeliku kehast välja. Tegelikult sul see hommikune esimene häda ongi see, et su organismil on vedeliku puudus. Siis ei ole sul suhkruid hommikul. Tavaliselt inimesed on ju, voodi on ikkagi kõige lemmikum koht maailmas üldse, et sealt ikkagi välja tulla on nagu, sa pead ikka sundima ennast. Ja kõik suus kuivab ja kõik on nagu hirmus paha, et see nagu, ma ei tea, operatsiooni järgne olukord on. Tegelikult on ikkagi see, et võta sisse päev endale.
ära hakka mingit lolle kohustusi võtma ja võtagi nii, et sa oled nagu haige. Et midagi ei teha. Ei ole mõtet, ma ei tea, ronida autorooli, ei ole mõtet, ma ei tea. Ja jällegi see, et kui sa tead, et sul on järgmine päev mingid suuremad sorti kohustused, siis jumala eest ära libastu eelmine. Võta nagu jällegi kogused õigeks ja võta mõistusega. Aga minu trikk on nagu hästi lihtne olnud see, et jube hästi toimib üks toode, kui see pohmell tahab olla ikkagi päris õõvastav. See on Magic jäätisekokteil. See on külm, see on magus, see on natukene piimane, see on vedelik, seda on lihtne tarbida ja siis ta teeb su kõhule natukene pai. Mida jumala eest ei tohiks teha. Vaadake, tavaliselt on see, et aju ütleb meile, et oi, purks ja rasvane seljanka ja ma ei tea, mida ta veel kõike tahab, mäkki ja asja. See on kõik kõhule õudne. See on seda, see seedid, ma ei tea, aega seedid seda värki selle sees, et see on nagu hirmus. Teine asi on see, et osad inimesed tahavad kohvi juua. Kohvi on hästi happeline, viib ise vedelikku välja ja teeb jälle kõhule paha. Siis ma tean osasid hullusid, kes lähevad siis niinimetatud seda pohmelli välja higistama. Kes tahab, ma ei tea, minna pohmelli sauna, kes tahab rattaga sõitma minna, kes jooksma tahab minna. Osad inimesed tahavad, ma ei tea, puid lõhkuda ja mingi füüsilist tööd teha. Vaat kui tore, et ikkagi pingutad ja sunnid ennast ja higistad kõik välja. Siis seal on hästi lihtne see, et sul on vedeliku puudus. Igasugune süke füüsiline pingutus tapad lihtsalt oma südant täiesti mõttetult. Eks siis, kui ikkagi on läinud lappama, siis hommikul jäätisekokteil ja Jack Norrise film telekasse ja see on sinu päev ja nii on. Indrek, räägime korra alkoholist ja noortest. Meil kipub see esmatarbimise vanus olema üsna noores eas ja tihtipeale on see esimene kokkupuude, ma isegi ütleks lastel, sellepärast, et vanemad on unustanud mingisuguse alkoholi, kas peaaegu tühja pudeli või klaasi või midagi kuskile ripakile. Ja ma ise tegin aastaid tagasi kõikides Eesti koolides uuringu ja see esmatarbimise vanus selle uuringu kohaselt, mis ei pretendeeri kuidagi Emori laadsetele uuringutele, aga tuli välja, et see esmatarbimise vanus seal keskmiselt on kuskil 7-8 aastaselt. See on ikka väga ja enamasti just vanemate lohakusest. Aga ütleme, et kui on selline perekond, kus on suudetud seda kuidagi nagu ära hoida, lastel on uudishimu, sinna me ei saa mitte midagi teha. Kui vanemad joovad, siis nad tahavad ka vähemalt nuusutada või midagigi. Aga mis vanuses ja mis asjaga oleks nagu sinu meelest okei ühel noorel inimesel üldse promillidega hakata tutvust tegema? Ma olen lugenud mingit uuringut, kus ikkagi koolist laste puhul oli nagu see, et see esimene kokkupuude väga paljudel on tegelikult 13-14 aastasena juba. See 7-8 aastat, see on muidugi veel õõvastavam. Ega mis seal salata, et ega mingisuguse protsendi me loomulikult kanname selleks, kui tõesti on mingi lohakus ja juuaksegi valesti kogemata midagi. Sest et ma ei tea, kui tõsi see on, aga ka minu kohta räägitakse, et kui ma olin mingi 2-3 aastane olnud, siis ma olin ka kuskilt laua pealt mingisuguse kogemata mingi pitsi võtnud. Seda ju ei, see on selline idiootne juhus pigem. Aga mis vanusest on see, et teatavasti ju 18-aastane on meil täna täiskasvanu, ta võiks teha, mis ta tahab. Mina olen nagu pannud nagu selle loogika, mida ma alati kõigile räägin, on see, et kuni 21 eluaastani võiks nagu hoida ennast eemal. Ja põhjus on hästi lihtne, et inimese aju areneb 21. eluaastani. Et siis hoia seda arengut, ära mürgita seda arengut. Sest jällegi, et kuidas see miski sulle mõjub või tuleb, et seda ju ei tea keegi. See on jälle anatoomia, isiku eripära, et kuidas see alkohol toimib, kuidas see mõjub.
aga nüüd ühte asja mina soovitaks küll teha, et minul on kodus väga tublid 10 ja 12-aastane poiss, 2 tükki. Ja nii kaua, kui nad on nagu kaela kandnud ja juba ringi käinud, siis ükskõik, mida ma kodus nagu avan, ma lasen neil nuusutada. Ja just selle sama põhjusega, et minu nagu kui vanema lootus on nagu selline, et ma ei tea, kui nad tõesti on, ma ei tea, siin 14-aastased, satuvad kuskile mingisse kampa, keegi läheb poes, siis ostab selle mingisuguse, ma ei tea, olgu siis tšiilipeet või mingisugune vein, mille mõisa isegi ei ole olemas või ostab, ma ei tea, täpselt seda mingit Läti torusiili või jumal teab mida. Siis minu lootus vanemana on see, et mu poisid pistavad nina sisse ja ütlevad, et kuulge, see haiseb nagu keemia, et seda jama ei peaks jooma. Sest kamba vaimuga ikka ju minnakse kaasa. Teine lihtne asi on see, et minul on kodus mõlemaga tehtud kihlvedu. Nii. Kui nad 21. eluaastani välja peavad, et siis on suur auhind soolas mõlemal. Ohoh. Ja tihti sa pead seda meenutama. Okei, 10 ja 12 vist veel ei pea väga tihti meenutama. Ei pea. Ja ma arvangi, et see, nagu meil kõik ju asjad hakkavad kodust peale, et sa üritad neid suunata mingile teele kuidagi. Ja teine, muidugi see, mis mul naine nagu on neile öelnud ka see, et nad vahepeal hakkavad nagu mingisugust nagu mõistukõnet ja naljakõnet rääkima, siis mu naine ütleb poistele, et saate aru, et teil on isa sommeli, et kui te sinna hoovi väravasse tulete, ta lõhnast tunneb juba ära, et te olete midagi tarbinud, et ärge üldse proovige ka. Aga jällegi see on siuke läbi nalja, aga igasugune, ma ei tea, noorte puhul ka mingi siuke hirmutamine ja siuke värk, et see ei toimu, see pole kunagi toimu. Jälle see, et teeme suure tondi ja hakkame hirmutama. Milleks? Parem räägi, õpeta, kuidas, mida. Mis võiks esimene olla? Ma ei kujuta isegi ette, mis võiks esimene olla. Selles mõttes, et olles oma elus hästi palju veinimeistreid kohanud, siis ma mäletan kunagi mõnelt Itaalia veinimeistrilt küsisin, et millal oli sinu esimene kokkupuude veiniga. Ja siis ta ütles, et 5-aastaselt. Siis õhtusöögil vanemad hakkasid segama mahla ja veini pooleks, et ma olin hästi kasvatatud peres, et meil sukust solki nagu Coca-Cola ei antud. See olid Itaalia veinimeistri sõnad. Ma arvan, et meie kultuur ei ole kuskilt otsast selleks valmis, et lastele niimoodi veini valada, ja ma ei arva, et see ka õige oleks. Aga see on kuidagi jälle, et kas lastele on kahjulikumad suhkrujoogid või lastele on kahjulikumad vein segatud naturaalse mahlaga. See on jälle, ma ei tea, omaette topik täiesti. Ja arvan, et mõlemad. Paljud isegi kakleksid selle topiku pärast. Mina arvan, et mõlemad on täiesti kahjulikud. Et see nagu ei ole. Aga 21 aasta, ma arvan, et sinna võiks ikkagi noor ära pingutada. See ei ole ju mingi mure, ma ei tea, tee sporti ja liigu ja ma ei tea, mine hängi kas või kuskil kaubanduskeskuses, aga see ei pea tegelikult alkoholi tarbima. Aga miks me seda siis ikkagi teeme? Jah, ei pea. Põnevus. See on ju keelatud vili. See on väga paljudel see, et seda ju ei tohi, nüüd saab. Mingisugune kambavaim ikkagi. Vaadatakse seda, et vaata, täiskasvanud võtavad ka seal natukene napsu ja siis nad on lõbusad ja nii ja naa. Nad tegelikult ei saa sellest aru, et täiskasvanud võivad niisama küll lõbusad olla, milles on alkoholit. Nemad nagu võib-olla tõlgendavad seda niimoodi, et see annab mingisuguse, ma ei tea, teise värbundi või asja juurde. Eks see on jällegi, see on põnevus, see on see, et teha midagi keelatud. Eks see, ma ei tea, see Aadama ja Eeva dilemma. Ja õuna ümber. Ja täpselt. Me oleme jõudnud lõpusirgele omadega. Juba? Juba, hea, kujutad sa pilti. Nii on. Aga kas sa oskad soovitada tänasel päeval tegelikult on meil igasugused äppe ja muid asju, mis on välja mõeldud meie igapäevaste valikute abistamiseks.
kas mõnda sellist, ma tean, mina kasutan ühte veini hindamise äppi, kui ma olen sunnitud üksinda poes olles midagi otsustama. Kas ma arvan, mis see on? Jah, arva. Ma arvan, et see on Vivino. Jah, see on. Kas nad on usaldusväärsed või nad ei ole usaldusväärsed? No, ma ütleks, et nad pigem on ju tehtud selleks, et sa ise trackid ära oma maitse. Ehk siis mina kasutan ka Vivinot, aga mulle absoluutselt mind ei huvita, mida mingi Hispaania Jose või Soome Pekka või ma ei tea, Jörn Born Rootsist arvab mingisuguse veini kohta. Kui ma ise joon seda, maitsen, siis ma teen tast pildi ja ma ise enda jaoks hindan ta ära. Ja kui sa, ma ei tea, 5 aasta pärast mõtled, et kas ma ostaks selle või selle ja sealt Vivinost vaatad, ma 5 aastat tagasi jõin seda ja vaata, ma andsin nii suured punktid, et see oli vist hea vein, siis sa valid nagu selle. Et see pigem on selline nagu sinu enda raamatukogu sulle, et sa hoiad nagu oma need veinid seal sees. Et mõtlen jällegi, et Eestis on nii palju erinevaid veine ja neid proovida, miks mitte? See maailm on nii suur. Kui palju sinul aja jooksul selle nii-öelda veini teadliku, jätame selle nõukaaegse Monastõrska isba sinna kohta, aga selle veini teadliku aja jooksul, kui palju on sinu maitse muutunud? Oi, ikka. Ja ma arvan, et see maitse, kuidas seda võtta, ma arvan, et see on nagu ajalooliselt jällegi seletatav, et kunagi Tsaari perekond, Vene tsaari perekond, vaata nendel hästi meeldis Prantsusmaa on. Nad jõid šampanjat. Ja nende jaoks šampanja, mis oli kuiv ja maitsev, oli 100 grammi suhkrut sees. Täna siis nagu selle ajaga, mis siin on, mingi 100 aastat, me oleme jõudnud sinnamaani, et šampanja on kuiv, täiesti nagu olematud väiksed grammid suhkrut on sees. Et ma arvan, et see kõik, kes mingi hetk veinid avastavad, lähevad järjest nagu kuivema poole üle. Et magusatel veinidel on ka oma nagu elu ja oma nagu sihtrühm ja oma nagu mõte dessertide juurdegi juua neid. Aga reaalselt et mis ma näen on see, et olles ka nagu hästi palju inimesi Eestis koolitanud joogikoolitusel, et läheb nii, et kuivemaks. Ja rohkem hakatakse just nagu toiduga kokku panema, et vein ei ole enam see, et ma ei tea, võtame 2 peale 2 pudelit ja joome ennast jumala umbe. No võt siis. Ja mis me siit kokku täna soovitame, et kui ei oska veini valida, joo õlut, see ei meeldi kõigile. Kui ei oska veini valida, joo õlut. Ma arvan, et see kogu mõte on ikkagi see, et jooge kvaliteetseid veine, eksperimenteerige, jagage sõpradega neid kogemusi ja tõesti jätke nende aromatiseeritud ja ime mingite odavate asjade joomine ära, isegi toidu sisse ei maksa neid panna. See on nagu häbematu, et selliseid asju üldse meil müüakse ja lubatakse müüa. Elu on liiga lühike selleks, et jama asja endale sisse panna. No just jah, nagu mul üks sõber ütles, et sa võid ju neid juua, et kui sa tahad 10 aasta pärast elektrienergia pealt kokku hoida ja ise helendada toanurgas, et siis sa võid juua seda jama. Aga ei ole mõtet. Kindlasti ei ole mõtet. Jah, Eesti Energia tahab ka elada. Nii et ei ole mõtet ise nendest helendada. Indrek, suur aitäh sulle. Oli väga kihvt. Ja ma nüüd vaatan seda Vivinot hoopis teise pilguga. Jah, sa vaatad teda kui enda oma. Jah, enda oma ja nähtavasti hakkan ka rohkem kasutama. Tubli. Aga äge ja ma loodan, et sina said ka täna siit nii mõndagi endale ja lähed vaatad meie veinivalikut veidikene teise pilguga võib-olla kui siiamaani ja annad endale võimaluse oma maitsemeeltel järjest uute järjest kvaliteetsemate veinijookidega kurssi viia. Suvi on tulemas, jumala ja ma ei tea, kelle abiga äkki saame uuesti kokku ka saada inimestega, nii et tasub juba valmistuda selleks, et grillid võib puhtaks pesta
veinikapid üle vaadata, mis seal on, teha seal kvaliteedi inventuur ja hinnata võib-olla oma tarbimisharjumused ümber. Kohtume sinuga taas järgmisel neljapäeval.